Tule minu ja mu emaga meie esimesele ühisreisile Prahasse. Ma olen suure osa oma täiskasvanu elust elanud välismaal ja see aeg on nagu liiga kiiresti läinud. Midagi, mida ma veel teinud ei ole, on reisimine emaga. See on midagi, millest oleme mõlemad ammu unistanud. Kui mind tabas spontaanne mõte Prahasse jõuluturule minna, siis teadsin kohe, kelle endale reisikaaslaseks kutsun. Üks kõne hiljem olid piletid Prahasse ostetud ja järgmisel hetkel juba lendasime koos Praha poole. Jõulud on soovide aeg ja mina soovin, et see reis oleks ema jaoks nii elamusterohke ja meeldejääv, nagu ta seda ette kujutas ja veel paremgi. Mu armastuse keel pole kunagi kingitused olnud, sest suurim kingitus, mida keegi saab pakkuda, ongi ju kvaliteetaeg. See täidab jõuluajal kõik tassid hea ja paremaga ning sinna kõrvale ei oskagi hing midagi muud soovida. Aga olemegi jõudnud Prahasse ja mis oleks üks kultuurireis ilma metroosõiduta, kui see juba osa kohalikust liikluskultuurist on. Jõudsime kesklinna lähedale Airbnb-sse, mis väljast oli luksuslik, aga seest oli näinud paremaid päevi. Samas hinna ja kvaliteedi suhte üle nuriseda ei saa. Tuba asus jalutuskäigu kauguselt vanalinnast ja kõik primaarseteks vajadusteks olid täidetud. Reisides me ei otsi luksust ega mugavust ega puhkekohta, aga lihtsalt kohta, kus vanalinna lähedal ööbida. Meie võõrustaja ise oli aga äärmiselt külalislahke ja sõbralik ning jagas kasulikke kohalikke soovitusi. Esimene kokkupuude kohalikuga oli igatahes meeldiv ja meelelahutuslik ning eks see tegelikult jääbki meelde. Kui loomult ma olen introvert, siis reisides avalduvad ekstravertsed omadused. Ma naudin vestluseid võõrastega, ma võin alustada ise vestluseid ja neid vedada ja ma armastan kuulda inimeste lugusid kohalikust elust ja reisiseiklustest. Reisimine ikka täiega ühendab inimesi. Ja peab tõdema, et meie meeldivaks üllatuseks avastasime vaid paari sammu kaugusel meie majutuses täiesti juhuslikult ühe jõuluturu. Mitte selle kuulsa Praha jõuluturu, mille pärast me siia lendasime, aga ausalt öeldes selle formaat üllatas meid päris palju. See oli suurem ja mitmekesisem, kui oleks osanud oodata, eriti läbi eestlase pilgu. Müügiletid olid täis hoopis midagi teissugust ja omanäolist, võrreldes hiljem nähtud vanalinna turuga. Silma jäid vinnutatud lihad, käsitööküünlad, kuuseehted, viirukid, looduslikud kehahooldustooted ja muidugi toit. Värskelt küpsetatud vahvlid pulga otsas, piparkoogid ja igasugused muud maiustused. Päevasel ajal oli seal mõnusalt rahulik, mitte ülerahvastatud nagu paljudel teistel Euroopa jõuluturgudel, kus ma varem käinud olen. Aga muidugi oli ka päev, nii et ma ei oska öelda, kuidas see õhtusel ajal see turg oli. Igatahes see andis võimaluse päriselt ringi vaadata, avastada ja nautida. Ja see rahu tegelikult tegigi selle koha kuidagi eriliseks, selle turu kuidagi eriliseks. Turu ees seisis ka suur kirik, kuhu me korraks sisse piilusime, mis oli selline vajalik paus kogu selle melu ja jalutuskäigu keskel. Kuna me ärkasime juba varahommikul, lend polnud kuigi pikk ja hommik on olnud juba nii tegude ja emotsioonide rohke, siis kõht andis end üsna kiirelt tunda. Mõte oli kohe alguses proovida midagi kohalikku, päris maitseid, mitte lihtsalt kiiret ampsu. Täiesti juhuslikult jäi tee peale üks hubane Praha pubi ja sellega olidki otsingud lõppenud. Ema degusteeris oma elu esimese Praha õlle ja jäi sellega igati rahule. Mina aga ei suutnud vastu panna glögile, mis isegi lumete jõuluajal mõnusalt sees soojaks tegi. Menüüs nägin ma tartarri nii hea hinnaga, et ma ei pidanud 2 korda mõtlema. Võtsin selle. Ema valis kohaliku seakoodi, mis osutus nii suureks, et pidime enamus sellest lihtsalt karbiga kaasa võtma ja mitu päeva veel seda sööma. See viltune maja siin on üks Praha kõige omanäolisemaid hooneid, tantsiv maja. See valmis 90. aastatel ja on loodud kujutama tantsivat paari, mistõttu kutsutakse seda ka Frediks ja Gingeriks. See on sümbol vabadusest ja muutustest pärast keerulist ajalugu. Minuga reisides tasub arvestada, et päevane sammu eesmärk saab täis juba enne lõunat, sest minu lemmikliikumisviis on tallatakso. Mulle meeldib avastada jalgsi, sest nii näen kõige rohkem ja tunnetan päriselt kohaliku elu rütmi, vaibi ja atmosfääri.
Uues linnas on alguses muidugi keeruline tajuda, kui pikad on vahemaad, seega esimene päev on alati selline tunnetamise ja piiride kompamise päev. Peab tõdema, et esimesel reisipäeval sai kõnnitud omajagu ja koos sellega kogunes ka päris palju emotsioone. Seega otsustasime päeva lõpus tempo maha võtta ja võtta veidi vabamalt. Õnneks meil oli ees veel 2 pikka päeva, et rahulikult kohalikku ellu sisse sulanduda ja kogu seda kultuuri ja melu päriselt nautida. Ja siin me näeme, kuidas tehisintellekt juba paar töökohta ära napsanud on. Prahas saab nimelt külastada ka täiesti omanäolist robotibaari, kus joogid valmistavad ja serveerivad robotid. Meile oli see rohkem meelelahutuslik etteaste, sest endal joogisoovi polnud, aga õnneks sissepääs oli tasuta ja saime seda hetkeks kaugemalt jälgida. Meie aga kutsusime päeva lõppenuks, kui jalad meid lõpuks kurikuulsale Praha kivisillale viisid. See sild ühendab Praha vanalinna uuega, siin esinevad tänavamuusikud ja meelelahutajad. Jõuluajal aga peab arvestama massturismiga, sest Praha jõuluturg on maailmas väga hinnatud ja huvilisi lendab kohale üle kogu maailma. Pole ka ime miks. Võtsime endile õhtu välja puhkamiseks, et hommikul muidugi täiskäigul jälle avastusreisi jätkata. Hommikul ärkasime varakult, sest varajas ärkaja päralt on terve päev. Seekord olime targemad ja liikusime Praha lossikompleksi taksoga. Nii on meil rohkem energiat huviorbiite vanalinnas külastada ja me ei raiska liialt midagi ülearust jalutamisele koju ja tagasi. Kuigi ka see ei oleks tehtav. Praha lossikompleks ei ole lihtsalt loss. See on terve ajalooline linn omaette, täis avastamist igal sammul. Jõudsime siia siis, kui avati, et jõuda ette turistide ekspressist. Ilmselgelt pole keegi Prahas käinud, kui pole lossikompleksi külastanud. Nii et tähelepanu ja läbikäidavus on sellel huviorbiidil üks kõrgematest. Lossikompleksi südames asub muljet avaldab Püha Viituse katedraal, mille gootistiilis tornid ja detailirohke fassaad võtavad sõnatuks. Sees ootavad värvilised vitraažaknad, kuninglikud hauakambrid ja võimas, veidi müstiline atmosfäär. Me ostsime pileti, et külastada 4 lossikompleksi osa, sealhulgas katedraali. Katedraal oli veel suletud, kui oma tuuri alustasime. Siis plaanisime hoopis seda külastada, kui see oma uksed avab. Nii kurb, kui see ka ei ole, sinna me lõpuks ei jõudnudki. Nimelt, siis kui see avanes, siis kiriku ümber oli kogunenud juba kilomeetrine järjekord ja me oleks järjekorras seismisele lihtsalt nii suure osa päevast veetnud. Nii et see ei tundunudki tol hetkel enam kõige mõistlikum. Nii et vaadakem seda siis distantsilt ja kujutagem ette, milline see seest olla võib. Lossialal jalutades liikusime läbi mitme siseõue, kus iga nurk rääkis oma loo. Ühes hoones asusid vanad kuninglikud saalid, teises ajaloolised näitused ja relvakogud. Relvanäitusel oli ka võimalus relva lasta, aga pika järjekorra tõttu meie huvi lihtsalt haihtus. Koridor oli megakitsas ja mõeldud 2-suunaliseks liikluseks. See oli see koht, kus me pidime lihtsalt vooluga kaasa liikuma, ilma et oleks saanud päriselt midagi pikemalt imetleda. Üks Praha lossikompleksi kõige erilisemaid paiku on Kuldne tänav. Väike, värviline ja muinasjutuline tänav, kus kunagi elasid käsitöölised, valvurid ja legendi järgi isegi alkeemikud. Pisikesed majakesed on tihedalt üksteise kõrval ja loovad tunde, nagu astuksid otse ajast tagasi. Tänapäeval on seal väiksed väljapanekud ja poekesed, mis annavad aimu kunagisest elust ja olust. Kindlasti tasub külastada seda kohta rahulikumal ajal, sest elu- ja tööruumide ala vaatamiseks on limiteeritud. Korraga saab ruumi imetleda käpatäis inimesi. Tipphooajal võib selline sebimine ja surumine olla ahistav ja tekitada ebamugavust.
nii et soovitan seda külastada rahulikumal ajal. Olgugi, et jõulud on rahuaeg, siis Prahas see rahulikum aeg ei ole. Siin on nii palju inimesi lihtsalt. Sellestki hoolimata see kogemus on väga põnev. Need ruumid ongi ju päriselt kunagiste elanike elu peegeldus. Väga võimas on mõelda, kuidas siin kunagi elati ja toimetati. Tollel ajal reisimine ei olnud selline vabadus, nagu ta on täna. Elu oli palju praktilisem ja ellujäämise keskne. Nii tekibki siin eriti suur tänutunne selle üle, kui palju meil tänapäeval võimalusi on. Reisimine muutub sügavamaks siis, kui see ei ole ainult vaatamine, vaid ka mõistmine. Mitte ainult see, mida sa näed, vaid miks see on selline. Kes siin elasid, kuidas nad mõtlesid, mida nad tundsid. Kui sa hakkad märkama detaile, arhitektuuri, kombeid, inimeste rütmi, siis linn ei ole enam lihtsalt ilus taust, vaid hakkab päriselt rääkima. See tähendab ka aeglustumist. Mitte tormata ühest vaatamisväärsusest teise, vaid võtta hetk, et lihtsalt olla. Istuda, nii jälgida, nii kuulata. Kui ilus. Ja kui tänulik ma olen selle kvaliteetaja eest, mille saan emaga Prahas veeta ja näidata talle reisimise tõelist võlu. Üks mu lemmikuid asju reisimise juures on see vabadus. Teha päeva jooksul spontaanselt otsuseid, muuta plaane ja lihtsalt minna vooluga kaasa. Kui argipäev on pigem struktureeritud ja raamides, siis reisimine on justkui hetk, kus kogu see raskus langeb õlgadelt. Reisil ma ei muretse, ma lihtsalt kuulan, mida süda ütleb ja kuhu hing tõmbab ning lasen end sellel teekonnal kanda. Nii me jõuamegi kohtadesse ja hetkedesse, kuhu muidu kunagi ei satuks. See ei ole võib-olla igaühe jaoks, aga minu jaoks on mugavustsoon pigem see koht, kus ma sellest välja astun. Ja selles peitubki minu jaoks reisimise juures kõige suurem vabadus. Vahepeal hakkasid aga meil kõhud juba üsna hellaks minema ja oli selge, et on aeg akusid laadida. Nii algaski teekond kohaliku köögi otsinguil, midagi ehedat, jõululikku ja päris Prahale omast. Samas me ei tahtnud ka lihtsalt toitu, vaid ka atmosfääri. Hing ihkas midagi intiimsemat ja hubasemat, samas mitte liiga turistilikku. Nii kujuneski restorani leidmisest omaette väike seiklus. Iga huvitava butiigi, tänavanurga ja väikse avastuse juures tegime peatuse, kuni järgmine koht jälle tähelepanu tõmbas. Aga lõpuks me selle õige kohaga leidsime. Selles restoranis tundus menüü üpriski põnev. Alustasime Iiri kohvidega, et soojendada end jahedast üles ja tellisime jätkuks pardikoiva, kohaliku kartuli ja leivapelmeenidega. Salatiks oli punane kapsas kaneeliga, mis lihtsalt ei olnud minu jaoks. Huvitav maitseelamus, mida ise ei julge soovitada ja tõenäoliselt uuesti ei telliks ka. Seesama restoran oli kohe selle kivisilla teises otsas ja seal oli veel üks jõuluturg. Kuna ilm oli jahe ja enamus päeva veetsime õuetingimustes, siis oleks tahtnud küll jõuluturu toitu, aga keha tahtis sooja ja jalad puhata. See sild on umbes 516 meetrit pikk ja ühendab Praha vanalinna uuega. Jõuluajal on sellel jalutamine omaette vibe. Silda ääristavad barokkstiilis skulptuurid, mis kujutavad peamiselt pühakuid ja usulisi stseene. Need lisati sillale peamiselt, et rõhutada katoliku usu tähtsust ja kaitsta linna sümboolselt. Üks kuulsamaid neist on püha Johannes Nepomuki kuju. Tema on Praha üks olulisemaid pühakuid. Legendi järgi visati ta sillalt alla Vlatava jõkke, sest ta keeldus avaldamast kuninganna Pihtimuse saladust. Just sellepärast peetakse teda vaikimise ja lojaalsuse sümboliks. Ja siin on ka üks huvitav traditsioon. Nimelt tema kuju juures olevat pronksist plaati ja figuuri osi hõõrutakse, sest usutakse, et see toob õnne ja tagab, et soovid täituvad või et kunagi Prahasse tagasi tullakse. Jõudsimegi. Oleme Praha keskväljaku maailmakuulsal kõrgelt hinnatud jõuluturul. See oli justkui väike jõuluetendus omaette. See esmamulje jõuluturust tekitas küll juba sellist jõulumeeleolu, mida me otsima tulime. Rahvast oli ilmselgelt palju, aga sellega olime juba arvestanud. Jõuluturg ise oli segu lõhnadest, helidest ja maitsetest.
õhus on kaneel, grillitud liha, küpsetised ja muidugi ka traditsiooniline klögi, mida ise ka seal nautisime. Müügiletid olid täis Tšehhi käsitööd ja jõulutooteid. Puidust mänguasju, klaasist ehteid, käsitsi tehtud küünlaid, villaseid sokke ja traditsioonilisi suveniire. Samuti leidis sealt kohalikku tänavatoitu nagu grillvorstid, magusad grillitud kaneelised vahvlid ja erinevad küpsetised. Meie igatahes jäime jõuluturu külastamisega väga rahule ja see elamus jääb meile veel pikaks ajaks meelde. Ja täheke. Ei lähegi. Uue päeva hommikul külastasime Praha vanalinna väljakul asuvat astroloogilist kella, mis on üks maailma vanimaid töötavaid kellasid. See pärineb juba 15. sajandist ja on töötanud juba üle 600 aasta. Kella keeruline mehhanism näitab lisaks ajale ka päikese ja kuu liikumist, sodiaagimärke ning isegi vanaaegset pöömimaa aega. Iga detail kellal on täis sümboolikat ja ajalugu. Kõige põnevam selle kella juures on iga täistund, sest siis 2 akent avanevad ning sealt liiguvad mööda apostlite figuurid. Samal ajal hakkavad liikuma ka teised kujud, näiteks surm, kes helistab kella ja meenutab aja möödumist ning teised allegoorilised tegelased, mis sümboliseerivad inimlikke nõrkusi. Parim vaade linnale on aga kellatornist. Soovitan sinna kindlasti minna kas päeva esimese tunni või viimase tunni all, et vältida suurt rahvamassi. Järgmiseks külastasime Prahas sündinud kirjaniku Franz Kafka pöörleva peaskulptuuri. Tema looming on olnud kummaline ja sürreaalne, samamoodi nagu see pöörleva peaskulptuur. Killustunud, veidi segadust tekitav ja pidevas muutumises olev reaalsus. Oi, kui kiiresti aeg läheb, siis kui sa reisid. Uskumatu, et ongi meie ühise reisi viimane täispikk päev Prahas ja see ilus seiklus saab juba homme hommikul läbi. Okei, ja see on täiesti random leid, aga milline kuld. Jalutasime siis niisama ringi ja järsku jõudsime selle vana vesiveski juurde. Selle vastas märkasime hubast restorani kontseptsiooni ja kuna kõht oli juba nii tühi ja külm hakkas vaikselt ligi hiilima, siis mõtlesime, et okei, siia me jääme, nii mõnus jõulune vibe lihtsalt. Istusime õue, tellisime läätsesuppi, imetlesime vesiveskit ja ausalt kõik oli ideaalne. 3. reisipäev oligi selline vabam, sest suuremad vaatamisväärsused olid nähtud ja meil oli aega lihtsalt rohkem ringi uitada. Näiteks koperdasime selliste skulptuuride otsa. Ja see siin on kuulus Lennoni sein. John Lennonil endal ei ole olnud Prahaga mingit seost. Ta ei käinud siin kunagi, aga pärast tema surma 1980. aastal hakkasid noored siia seinale kirjutama tema laulusõnu ja rahusõnumeid. Tol ajal oli Tšehhoslovakkia veel kommunistliku režiimi all ja sõnavabadus oli piiratud. Nii saigi Lennonist ja tema ideedest vabaduse ja vaikse vastuhaku sümbol. Sein on rohkemat kui lihtsalt graffiti, iga kiht räägib oma loo. Ja nüüd midagi minu hingele, leidsime ühe väikse kunstipoe kohe Lennoni seina juures. Täpselt selline koht, mis jäi silma. Oli küll väga peidetud, aga väga esteetiline ja oma vaibiga. Seinad olid täis värve, illustratsioone, kunste ja riiulikunstiteoseid ja kõik tundusid kuidagi hästi selle Praha ja Lennoni seina energiaga sobivat. See ei ole selline klassikaline turistipood ja see täiega meeldib mulle. See on see koht, mis annab reisile selle päris tunde. Mitte ainult vaatad linna, vaid näed ka, kuidas see inspireerib inimesi looma. Ja nüüd tänuavaldus. Ma olen nii õnnelik, et me emaga selle ühisreisi ette võtsime ja sain emale näidata, mida ma reisimise juures kõige rohkem armastan ja kuidas see elu rikastab. Reisimine on see, mis sütitab minust selle kõige eredama leegi. Reisides olen nagu väike laps, kes on uudishimulik uue informatsiooni, elamuste ja üldse elu järele. Olgu tegemist kultuurireisiga või matkamisega mägedes, ma olen lihtsalt üks suur käpp ja huviline. Reisikogemused on rikkus, mida ma kindlasti vanaduspõlves igatsusega meenutan. See siin on üks kitsamaid tänavaid Prahas, mis on rohkem kitsast läbikäik kui tavaline tänav. Aga seal on isegi valgusfoor, mis juhib jalakäijaid, sest 2 inimest korraga ei mahu üksteisest mööda. Jõulud Prahas on ikka täiesti omaette kogemus.
Praha muutub detsembris uskumatult populaarseks sihtkohaks, mis tähendab seda, et vanalinn ja jõuluturud on päriselt rahvast täis. Eriti õhtuti, kui kogu see valgus ja melu on kõige intensiivsem. Kui otsite restorani, siis soovitan külastada kõrvaltänavaid, sest seal on natuke rahulikum ja atmosfäär on autentsem. Aga ma ütlen, et Praha jõulud on siiski erilised. Tuled, muusika, hõõgvein ja keskaegne arhitektuur loovad sellise jõulutunde, mis seletavad ära, miks inimesed siia igal aastal tagasi tulevad. Ja see oligi siis meie päris esimene ühisreis emaga. Päevad olid täis jalutamist, avastamist ja väikseid juhuslikke leide. Jõuluturud, kitsad tänavad, kohalik toit ja need hetked, kus sa lihtsalt istud ja vaatad linna elamas. Aga kõige rohkem ei meeldi mitte see, mida me nägime, vaid see, kuidas seda koos kogesime. Need vestlused teel ühest kohast teise, naergised tänavaid ja see lihtne tunne, et meil on lõpuks päriselt aega koos olla. Emotsioonid olid vaheldumisi kõik, väsimusest ja külmast kuni siira tänutundeni välja. Ja mingil hetkel sa saad aru, et see ei ole lihtsalt reis sihtkohta, vaid reis üksteisele lähemale. Reisi ei tee eriliseks mitte Praha ise, vaid see, et tegime selle koos. Ja ongi kõik. Lahkume positiivsete emotsioonidega ja jääme seda kõike kindlasti igatsema. Minu sõnum selle videoga on see, et veetkem rohkem aega tehes, mida armastame, nendega, kellest kõige rohkem hoolime. Aitäh vaatamast ja järgmiste seiklusteni! Tšau!